tervitust! Käes on esmaspäev 21. jaanuar 20.00 ja teie ees on tänased uudised. Alustame head uudistega Pelgu linna sünnitusmäest, kus nägi täna ilmavalgust erakordselt nummi rinnalaps. Laps küll tahtis jääda urgu, kuid ema pika pressimise peale paiskus beebi välja. Lõppkokkuvõttes läks kõik võidukalt, miski ei lapanud. Ei ole siin mingit väsimuse märke, see on nagu Wilhelm Tell lahingusteenis. Ei isa Anatooli, ei ema Rutt ei saanud omal ajal kätte sellist poognatehnikat, isegi linnud jäävad vaid, kui kanguriorkester tuleb. Flöötidest jooksikud on kinni püüdud, grupp on neelanud alla ja tromboonid on kuulda nende soolod ja käärsammul lähevad nad nüüd teemantitõusust üles. Millise energiaga? See on juba hoopis teisest klassist tulemus kui Liepaja orkestril. On tunda kulminatsiooni hõngu, romaatilised käigud õnnestuvad, lõpp paistab, palju ei ole enam jäänud, tempo on tõusnud, aga seltskond on endiselt koos. Igal juhul tuleb fantastiline aeg. Tere, tuleme siit otseülekandes Ida-Tallinna Keskhaiglast, kus just on sündinud meie uus rahvuskangelane. Uurime õnnelikult vanematelt, kuidas sünnitus möödus. Tere! Tervist! Mis siis Maimukese nimeks saab? Maimukese nimeks saab Maali. Mis kuradi Maali? Sigrid! Ja, Sigrid oli, Sigrid. Ja kus siis selline nimi pärineb? Kuna tegemist on rahvuskangelasega, siis saksa rahvuslegendist. Väga huvitav. Kuidas ema ennast tunneb? Kas emakakael laienes piisavalt? Õnneks laienes piisavalt, jah. Nagu näha on Maimukene... Oli loomulik sünnitus või tehti eestlillega? Muidugi oli loomulik. Kõik läks plaanipäraselt. Kas plaanite ka nabavägi verd külmutada? Ei ole mõeldud sellele, aga vaatab, mis mu naine arvab, kui ta taastub lõpuks. Väga meeldiv. Soovime õnne oma lapse kasvatamisel. Aitäh! Jätkame otseülekandega Tallinna Saksa Gümnaasiumist, kus meie oma Neiu Kuuse hoolimata oma noorusest nii mõndagi korda on saatnud. Tervist! Oleme otseülekandes siin Tallinna Saksa Gümnaasiumis, kus Sigrid Kuuse eelmisel suvel just lõpetas. Kuulujutud käivad, et selle kooli koridorid on Sigridi lahkumise tõttu palju vaiksemaks jäänud. Olen siin Sigridi sõbranna ja endise tantsukaaslase Leanikaga. Kuidas suhtlete te kommenteerida? Ma pean tunnistama, et jah, kooli koridorid on jäänud vaiksemaks ja valgust on palju vähem korraga, et siuke tume on ja kõik kõnnivad vahel ringi, et pea on täitsa kohe maas. Et hästi vaikseks on jäänud ja teistsugune on. Kas te kõnnite ka pea maas? Mõnikord jaa, sest need sikunaljad ikka, no need viisid tuju nii üles, aga nüüd neid ei ole. Aga ei, on ka ilusamaid, paremaid päevi, jah. Okei, aitäh. Tagasi sulle, Glenn. Nagu öeldakse, kes teeb, see jõuab. Koolitunnistuse omandamise kõrvalt tegeles Neiu ka kultuursemate tegevustega. Kohates nii väga toredaid inimesi, kes on tema jaoks alati olemas. Mungu Hulinda Trunks. Nii kõlab hiljuti komeedina poliitika taevasse tõusnud partei SJ moto.
Salajased joomasõbrad on 2011. aastal moodustatud rühmitus, mis tegeleb sellega, mida ühiskonnal parasjagu tarvis on. Eriliselt on tähelepanu püüdnud partei üks aktiivsemaid liikmeid, Sigrid Kuuse, kelle positiivsus on tõstatanud Tallinna linnavalitsuses diskussiooni määratamismaksu kehtestamise suhtes. Küll aga on sellist maksu raske sätestada, sest on komplitseeritud tuvastada, millal inimene tegelikult määratab. Now she want a photo, you already know though. You only live once, that's the motto, nigga, YOLO. And we bout it every day, every day, every day. Like we sitting on the bench, nigga, we don't really play. Every day, every day, fuck what anybody say. Can't see him cause the money in the way. Real nigga, what's up, what's up? Kihnu Virve on Eesti rahvast pulmu kergitama pannud juba aastakümneid. Nüüd on ta lõpuks leidnud väärilise vastase. Sõna meie välireporterile. Meie uudistesaatel avanes võimalus olla tunnistajaks esimesele lennureisile Tallinnas Käinasse. Sündmusele lisas bravuuri fakt, et tegemist oli Sigrid Kuuse debüütlennuga. Debutant ei näidanud välja vähimatki hirmu ja sammus katsumusele uhkelt vastu. Tundub, et enamuse reisiajast magas ta rahulikult mõnusal business-klassi diivanil. Tagasi stuudiosse, Glendor. Septembris algas hoogne õppeaastaga Eesti Maineka ülikoolis. Tartu Ülikooli bakalaureusõppesse siirdus ka meie armastatud rahvuskangelane. Olles küll ainult esimese aasta üliõpilane, sai ta Nobeli preemia juba selle eest, et leiutas võimaluse, kuidas hommikusöögi helveste kogus oleks jääb, kuid keegi peale tema ei suuda seda teooriat selgitada. Oh! Teil on sikul või? Ei saa need enam kunagi otsa. Mõni aeg tagasi toimus üle-eestiline doonorluse päev. Kohal oli ka Pelikani patroon Preili Kuuse, kes ei pidanud paljuks ka ise paar tilka loovutada. Protsess möödus viperusteta ja kõigile meeldis. Kõik vereandjad said ka mälestusmeeneid. Tundub, et tekkis väike tehniline tõrge. Liigume edasi. Kui keegi peaks liikuma hilistel või ka varastel hommikutundidel, ükskõik kus kohas, tasub olla ettevaatlik äärmuslike rühmituste liikmetega kohtades. Üle terve Eesti, peamiselt Tallinnas ja Tartus, on liikumas ringi 2 või enam maskeeritud tegelast, kellel ei meeldi see, et Eesti on joomisega Euroopast teine. Seetõttu leiavad nad, et siinne alkohol tuleb hävitada. Nad ei halasta mitte ühelegi joogile. Näete seda kampa seal? Teate, mida teha? Andke alkohol siia. Ei anna! Mis tähendab ei anna? Ei anna! Mis tähendab ei anna? Ei anna! Jala. Sai, võtame algsi ja teeme leevet siit.
päris hea saak täna. Tšau, Siku. Meditsiinvideos õige mitu. Kuigi me füüsikas suurt ei pea, oled sina üsna lõbus. Rahvatants ja krõbinad. Vaata, kui mõnus. Need mu käed 2. Nüüd Siku sai targemaks. 2. Siis tahan teha kalli. 0. Äkki lähme mängime Hiiumaal korvpalli. 0 ja 2 tagurpidi. Su sõbrad 3. Schrödinger kahvatub, kui sinu naer lahvatub. Ja nakatab maailma endaga kaasa naerma. Mis on sulamistempliil? Luuletus sai päris 5. Ja nüüd lähemalt ilmast. Ilm on vahelduva muutlikkusega. Kohati võib sadada lund kuni 10 meetrit sekundis. Siberi poolt puhuvad karged kagutuuled, mis on muutnud teed jäiselt libedaks. Kuid hea uudis on see, et avatud on Tartu jääde, mis kogub üha rohkem populaarsust. Temperatuur võib olla kohati kuni -45 kraadi. Põlvas ja Kapakohilas võib esineda kohati äikest. Üldiselt on päike peidus, kuid seal, kus on Sigrid, võib olla näha üksikuid päikesekiiri. Kuna kliimasoojenemist ei ole lähinädalatel oodata, siis soovitan teil sõita soojale maale. Nagu mina! Never did I think a boy like me would be in need when all I really wanted was to have some fun. I'm telling you one thing, number one. See, I don't understand how you're number one when it was just a fling before. Now you're the one. See, all I did was blink twice from my homie to my only number one. Sigrid! Sigrid! Kus sa oled? Sigrid! Kuuse! Oo, Kuuse! Äkki ta on kuuse peal? Sigrid! Seal sa oled. Tšau! Palju õnne sulle! Siku, me soovime sulle palju õnne. Armastust! Rõõmu! Tervist! Adekvaatset mõtlemist. Päikest! Tarka energiat! Šokolaadikrõbinaid. Tarku mõtteid. Sõpru! Ilusaid mehi. Tolmulappe. Odavat ja värsket piima. Igiliikureid. Viljakat elu! Feel a Nobel Prize. Odavat normaalset alkoholi. Motivatsiooni. Karjaõnne. Pähkleid. Uusi tutvusi. Mene-mene. 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 Puhast õhku. Pidusid. Maailma rahu. Hapukurke. Jäätist. Aega. Raha. Õnnelikke hetki. Porgandeid. Pelmeene. Edukat tulevikku. Häid mälestusi. Entroopiat. Head muusikat. Puhast ja kuiva pesu. Sooja vannivett. Usku Jumalasse. Jalgade koos hoidmist. Turvalist seksi. Huvitavaid poose. Häid jaanipäevast. Aeglast karvakasvu. Hüva leili. Swagi.